Ja nüüd ma palun siia mehe, kes aitab meil häälestuda siis selle tänase ja homse päeva tegelikule teemale, sisulisele teemale ja see mees on kirjanik Valdur Mikita. Valdur, ma korraks mõtlesin, et kogu selle identiteedi jutu ma jätan ikkagi sinu kanda, aga kui ma võtaksin šnitti Kevade filmist ja paluksin sul panna laua peale asjad, mis on sul taskus, mida ma siis näeksin? Lauda ei ole muidugi. Nohurohi. Nohurohi, no nii, aga minule tuleb Valdur alati liikumisega seoses meelde tänu sellele, et tema ütleb, et igal eestlasel on taskus seenenuga. Nii et kui sa tulid ikkagi Lõuna-Eesti metsade vahel, siis ma lootsin, et sa ütled, et sul on seenenugat tänu, millele me tegelikult ju ka vähemalt sügisel ikkagi looduses käime. See on hea mõte, et järgmine kord ma kindlasti panen pintsaku taskuse väikse. Jaa, aga sõna on nüüd sul. Aitäh. Ütleme nii, et mul puudub selline seotud ettekanne, et mul on hulk selliseid väikeseid mõtteid, mida ma hea meelega tahaksin teiega jagada, aga kõik need niimoodi kokku panna, sellest selline tore filosoofia, ma loodan, et see sünnib siis iga inimese enda peas. Aga et kuskilt nagu pihta hakata, siis tõesti võib-olla kui suurt pilti vaadata, siis mulle tundub, et eestlastel on loodusega mingisugune eriline seos võrreldes vähemalt teiste Euroopa rahvastega. Et kui küsida võib-olla prantslase või Belgia inimese käest, et millised on nende rahvuslinnud või muud rahvussümbolid, siis enamasti nad ei tea sellest mitte midagi. Väga üksikud on kuulnud. Aga neid pilte, ega kõik ei pea teadma, aga ma arvan, et väga keeruline on leida inimest, kes ei teaks Eesti rahvuslindu, lille ja kindlasti ka rahvuslooma. Süveneda nendesse väga palju täna ei jõua, aga võib-olla selline hea uudis on see, et tegelikult mitte ükski nendest sümbolitest pole tekkinud ilma väikese konfliktita. Võtame kas või, eks ole, meie kena rahvuslille, et tegelikult keegi üritas, ma arvan, et ikka Virumaad läbi suruda ka Rakvere raibet, aga see siiski ei kvalifitseerunud, et selles mõttes lõpuks valiti ikkagi rukkilill. Võib-olla korraks võtaks selle natukene vähem tuntud sellise sümboli Eesti rahvuskala, milleks või kelleks sai räim. Tegelikult toona oli internet juba olemas, oli selline demokraatlik rahvaküsitlus ja kirglikud harrastuskalamehed tegelikult valisid Eesti rahvuskalaks haugi. Aga selgus, et see oli vale vastus, kuna natukene oli seal taga ka sellise kalaliidu võib-olla sellist heas mõttes või mitte nii heas mõttes turundust, siis õige vastus oli ikkagi räim ja muidugi mina kui lõunaeestlane ikkagi pean selle haugi nagu alati nagu välja tooma. Aga see selleks tegelikult räim on ka väga tore kala. Ja kõik me mäletame, et kui aastal 2018 oli siis Eesti rahvuslooma valimine, siis oli ka justkui alguses vähemalt 2 kandidaati või 2 parteid. Üks partei, kes siis hääletas Siili poolt kirglikult, ka mina kuulusin alguses sinna, ja teine nii-öelda partei, kes siis arvas, et Eesti rahvusloomaks võiks saada hunt. Ja siis, kui see korralduskomitee minu poole pöördus, siis ma tegelikult tükk aega olin diplomaatiliselt vait, aga siiski mulle tundus, et kuna siin ei ole metsaga seotud sümboleid, siis võib-olla see hunt võiks tõesti ikkagi siis rahvusloomaks kvalifitseeruda. Ja lõpuks ma lootsin ennast sellega, et Siiliga on selline paha lugu, et Siil on nii väikese kehakaaluga, et tema magab ennast talvel lolliks. Et tema sünaptilised ühendused katkevad, kõik, mis ta on elu jooksul õppinud, unustab ta talvel ära. Ja kuidas me saame siis valida Eesti rahvusloomaks sellise eluka, kes üles äragates kevadel on loll nagu lauajalg, nagu öeldakse. Aga muidu tegelikult on Siil ikka väga tore loom.
On muidugi valimata palju selliseid rahvussümboleid, mis võiks ju ka meil olemas olla, näiteks rahvusseen. Ma mäletan, et kui ma bioloogiat õppisin, siis Erast Parmast ütles, et kukeseen on küll väga tore seen, mulle ka meeldib, aga tegelikult Eesti rahvusseeneks kõlbab ainult üks ja see on männiriisikas. Väga raske vastu vaielda, tõesti on hea seen. Eesti rahvusmari on valimata ja võib-olla kunagi valitakse ka Eesti rahvusmets, siis minu meelest seal küll väga palju vist alternatiive ei ole, et tundub, et see mets, mida eestlased kõige rohkem armastavad, on tõesti männimets. Ja minu teada on seda uuritud ka vähemalt ühes uuringus Maaülikoolis ja tõesti selgus, et kõikide metsavaadete puhul inimesed eelistasid männimetsa. Küll tõtt-öelda mitte sellist, vaid pigem sellist nagu vanametsa, kus on sellised jändrikud puud, et jah, kui nüüd selle silmaga vaadata, siis tegelikult see nüüd väga vana mets ei ole, aga selline meid hinge rõõmustav keskkond kindlasti. Ja miks siis sellest metsast siis juttu teha, et tasapisi üritan siis libiseda võib-olla sellised olulisema sõnumi juurde ka, et need liikumismustrid, mida Eesti inimesed on läbi aastate ja sajandite kasutanud, on ju tegelikult ülimalt olulised. Siin on justkui alles veel sellised liikumismustrid või nagu tänapäeval öeldakse sellise peene terminaga liikumise signatuurid, mis kipuvad maailmas kaduma. Ja üks kindlasti on seotud sellise seenel ja marjul käimisega. Ja kuna praegu on ka, eks ole, see seene ja marja aeg ju natukene veel kestab, siis huvitaval kombel ka seda on Eesti andmete puhul tõestatud, et kui küsida enda käest, et milline tegevus on ohtlikum nüüd metsa ärakadumise mõttes, kas seenelkäik või marjulkäik, siis ma arvan, et me seda vastust juba tegelikult teame, et seenelkäik on oluliselt ohtlikum ja eriti selline ohtlik kombinatsioon on, kui vana mees läheb seeni korjama. Kui ütleme, vanaema läheb marju korjama, siis me võime arvata, et ta saab ise metsast välja. Aga kui vanaisa läheb seeni korjama, tal tekib jahiinstinkt, võtab liiga suuri riske ja lõpuks kaobki sinna metsa ära. Ja sellega võib-olla seostub ka selline mingisugune osa sellisest rahvuslikust psühholoogiast, et kui minu käest on küsitud, et mis võiks olla kõige sellisem eestlaslikum joon, siis pikki aastaid ma head vastust ei teadnud, aga siis mul turgatas, et see võiks olla seene koha varjamine, et väga paljudel eestlastel on ikkagi mingi teema oma seene, marja või siis kalakoha varjamisega. Ja võib-olla on ainult üks sellisem terasem mõte, mis kahjuks siis kuulub Justin Petronele. Ma oleks muidugi ise tahtnud selle mõtte peale tulla, aga tema on välja pakkunud, et mis võiks olla see kõige eestlaslikum või kõige rohkem Eesti kultuuri iseloomustav joon. Ja tema mõte oli see, et Eesti on ainus riik maailmas, kus igal hommikul õnnitletakse kogu riigi vanamutte. Nii et kummardus Vikerraadio tegijate suunas, see on tõesti selline nagu pöörane saateklipp, seda ei tohi mitte kunagi ära võtta, et siis kukuks kogu programm kokku. Et jah, et selles mõttes kirjaniku kadedust Justin Petrone suhtes ilmselt kestab mul veel pikka aega. Aga metsas käimine, psühholoog ma ei ole, aga aeg-ajalt tarkade inimeste mõtteid ja uuringuid ikka loen. Ja päris mitu korda olen jõudnud sellise infokillu otsa, et ristsõnade lahendamine on kindlasti väga tore tegevus, aga siiski selle tulemus on see, et sa muutud lihtsalt paremaks ristsõnade lahendajaks. Et võib-olla sellist väga suurt ja olulist tervisekasu sa ei saa, aga kõik need ülesanded, mis on seotud siis selliste navigeerimisülesannetega, ja eriti metsas käimine, ma ütleks, et Eesti mets on väga selline salakaval ja ohtlik, et väga kergesti on võimalik ära eksida, eriti männimetsa. Nii et selles mõttes ära eksimine pole sugugi patt, see pigem näitab seda, et sa oled ikka piisavalt palju metsas käinud. Ja võib-olla tõesti, et kõik need hetked, kui me saame ilma mingisuguse navigatsiooni äpita veel kuidagi aru saada või metsast välja tulla ja koormates oma aju selliste toredate liikumisülesannetega, ma arvan, et see on kindlasti selline väga oluline osa eestlaste tervisekäitumise puhul. Ja lõppkokkuvõttes
öeldakse ka seda, et alati ei pea endale võtma selliseid jõukohaseid ülesandeid, et kõik need asjad, millest meie jõud üle ei käi, tegelikult meie närvisüsteemi võiksid eriti hästi arendada. Näitan teile ainult ühte raamatut, vaevalt, et keegi seda on lugenud, aga kui on, suurepärane suur kummardus, väga harva, kui ma selliseid inimesi leian, aga see on tõesti üks erakordne raamat ja seda peaksid lugema kõik mehed, eriti need, kes armastavad puid lõhkuda. Kirjutatud on ta mõned aastad tagasi ühe Norra ajakirjaniku poolt ja selle taga oli väga lihtne selline äratundmine, et ajakirjanik ikka käib palju ringi ja mida kaugemale ta siis põhja poole läks, seda viletsamaks muutusid majad ja seda uhkemaks muutusid puuriidad nende ümber. Mõnes mõttes täitsa loogiline, ilm läheb külmemaks, aga selle mõte, mis tahtis öelda, on see, et Norra mehed, kui nad lähevad pensionile, ja teatavasti Norra on suhteliselt jõukas riik, et kui sa oled korralikult tööd teinud, võiksid sa teha päris palju asju pensionieas, aga mehed Norras väga sageli ei taha mitte midagi muud teha, kui neil on oma metsake, siis nad tahavad minna metsa, sealt puid langetada, puid välja vedada, lõhkuda, riita laduda ja nad satuvad nagu lõksu. Nad haigestuvad puuhaigusesse. Nad ei oska enam oma eluga mitte midagi muud peale hakata, kui ainult puid teha. Ja kui palju sellise maalapsena ma olen ise märganud, kui palju selliseid vanemaid mehi on täpselt samasuguses heas mõttes lõksus. Ja kuna olen ka ise selline kirglik puulõhkuja, siis ma arvan, et see põhjus, miks meestele tohutult meeldib puid lõhkuda, on väga lihtne, et kuna see elu meie ümber on siiski suhteliselt tsiviliseeritud, siis meestel ei ole jäänud enam selliseid tegevusi, kus nad saavad midagi puruks lüüa ja siis nad saavad selle eest kiita ka, et see on selline haruldane tegevus. Ja ma arvan, et kui kõik need Eesti mehed ei saaks enam puid lõhkuda, ise puid teha ja kui nad jookseksid äkki perearsti ukse taha, siis ma arvan, et mõne kuuga see perearsti või kogu see haigekassa süsteem kukuks kokku. Nii et tõesti selline heas mõttes maatöö on minu meelest selline ülimalt oluline. Ja et siis õrnem sugu või naisterahvad ka ei jääks siis mainimata selle samas raamatus, kus on suurepäraseid pärle. On üks selline tore nõuanne, pärineb ta siis 19. sajandi lõpust Meini osariigist, et kuidas siis abiellumisikka jõudnud neiud võiksid endale peigmest valida ja pärast pikki vaidlusi selgus, et ainult üks tõsiselt võetav kriteerium ja loomulikult tuleb vaadata siis meeste puuriita. Et ma ei hakka siin kõiki ette lugema, aga ma ütleks, et mis mind eriliselt puudutas on number 5. Et olen ka ise korduvalt tundnud, kuidas minu töörõõm kaob, kui ma pean puid laduma riita sellise inimesega, kes on täielik pedant ja tähenärija. Et iga millimeeter peab olema paigas, et ütleme nii, et mina laon sellise riida, mis ümber ei kuku, aga ikkagi näeb välja selline suhteliselt metsik. Aga midagi selles kõiges on. Leidsin ühest raamatust Lucy Jonesi Paradiisi kaotades, on vist selle eestikeelne pealkiri, üks ka väga tore raamat, kes tunneb huvi selle teema vastu, et milline on siis, ütleme siis metsa või ütleme laiemalt siis looduse ja tervise seos. Väga põnev teema, väga palju uuritakse seda maailmas ja sealt ma lihtsalt leidsin ühe väga toreda eestikeelse tõlke, et sõna tubatoos, et rahvusvahelises haiguste klassifikatsioonis seda veel ei ole, võib-olla varsti juba on, aga selle diagnoosiga võib siis pärjata kõiki neid inimesi, kes lihtsalt istuvad liiga palju toas. Ja sellest samast raamatust panin kõrva taha küllaltki sellise mõtleva paneva uuringu, see käis nüüd brittide kohta, et kui vaadata täiesti terve mõistuse juures olevat täiskasvanud inimest ja ekstrapoleerida tema eluiga siis umbes samasuguse käitumisega, nagu tal praegu on, siis keskmiselt inimesed veedavad õues või ütleme, kui neil ei ole katust pea kohal, keskmiselt 2–4%. Ja ma arvan, et pigem kipub see alla minema. Nii et juba see, kui me läheme õue, me teeme midagi erilist. Ja tõesti,
kõik see hingerõõm, mis tuleb siis, kui sul pole katust pea kohal, et see on eriline. Ja millegipärast ka tehakse väga palju selliseid uuringuid, et uuritakse, et kumb sotsiaalne rühm veedab siis rohkem aega õues, kas kooliõpilased või siis kinnipeetavad. Ja me teame, et kui selline küsimus asetus on, et siis vastus on loomulikult kinnipeetavad veedavad rohkem aega õues, sest neil on kindel režiim. Korra lihtsalt näitan ühte minu suurt eeskuju Jaak Pankseppa, kes kahjuks on nüüd ka läinud parematele jahimaadele, aga tõesti üks säravama mõtlemisega võib-olla Eesti teadlasi üldse läbi aegade. Ja ta uuris väga paljusid asju ja teda huvitas selline emotsioonide päritolu ja pärast ühte teaduskonverentsi siis keegi küsis tema käest, et mida siis auväärt professor arvab, et mis teeb inimese õnnelikuks, mis on õnn. Ja tegelikult selle küsimuse esitaja ootas sellist küllaltki keerukat vastust igasugustest sünapsitest ja serotoniin selektiivsetest, võib-olla antidepressantidest või mis iganes. Aga Panksepa silmad olevat läinud särama ja ta ütles, et nii lihtne küsimus, nii ammu pole keegi küsinud. Ja tema vastus oli see, et kui te tahate teada, mis teeb inimese õnnelikuks, siis vaadake, mis teeb teie koera õnnelikuks, et see on täpselt sama. Ja see tema siis see point oli siis see, et selline motoorne huudisimu, kui koer on olnud, päev otsa toas, peremees või perenaine tuleb siis koju ja ta saab lihtsalt joosta õues, otsida midagi, mis iganes jälgi, toitu, lõhnasid, kõik see, mis on seotud sellise otsimisfunktsiooniga ja mille juurde käib siis selline motoorne programm, et see hoiab meie tervist vähemalt Panksepa arvates kõige paremini. No nii, hakkame siis lõpupoole jõudma, võiks öelda, et see võiks siis olla meie teine suur eeskuju, loomulikult tervislikud eluviisid enne kõike ja ta on päris korralik internetistaar, kuna tõepoolest on tegemist maailmas kõige vanemaks elanud inimesega, kelle dokumendid ka seda lubasid tõesti väita. Prantslanna Jean Galman, kes siis elas 122-aastaseks ja tema üks tüüpvastus, kui ajakirjanikud taaskord tema juurde jõudsid, et kuidas tal ikkagi õnnestus nii vanaks elada, siis loomulikult see tema sõnum oli ikkagi see, mida kõik teavad, et tervislikud eluviisid. Ja pärast sellist väikest väljapeetud pausi ta siis täpsustas, et tema loobus suitsetamisest juba 117-aastaselt ja maiustustest 119-aastaselt. Aga tegelikult selle viimase osas ta valetas, et šokolaadi ei ole ta söönud siiski elu lõpuni. Ja tulles võib-olla selle eelmise Jaak Panksepa pildi juurde tagasi, siis Panksepp kusagil on ka öelnud, et sellised, näiteks koertele väga iseloomulikud omadused nagu selline lõputu uudisimu või edevus või isegi armukadedus on tegelikult väga olulised asjad, et need hoiavad ka meie närvisüsteemi väga heas toonuses, kui seda õigesti kasutada ja kindlasti ka hea huumorimeel. Et sellest kindlasti ei pääse. Võib-olla see kõige põhilisem sõnum, mida ma siin eelviimase slaidiga tahaksin teile edasi anda, on see, et kindlasti paljud on kuulnud sinistest tsoonidest. Sellega siis märgistatakse neid väga huvitavaid piirkondi maailmas, kus on erakordselt palju üle 100 aasta vanuseks elanud inimesi, kes on ka hea tervise juures, kes on õnnelikud ja kes on ka füüsiliselt heas vormis. Ja miks seda kutsutakse sinisteks tsoonideks, et tegelikult ühel geriaatria konverentsil ühel uurijal lihtsalt tekkis selline plahvatus, et ta sai nagu aru, et mingid asjad seostavad omavahel ja tal oli taskus lihtsalt sinine marker ja ta tõmbas lihtsalt selle sinise markeriga siis maailmakaardile mõned ringid, et muud seost seal ei ole. Aga mis sealt nagu välja tuleb, et kui uurida nende inimeste liikumismustrit, ilmselt on ka paljud inimesed võib-olla mõnedes nendes piirkondades käinud, siis tegelikult nad ei tee sporti. Et see põhiline liikumise vorm või muster, mida nad terve elu siis on teinud, on maatöö. Ja
on ka teistsuguseid uuringuid, mis on siis väitnud, et võib-olla see kõige parem inimese jaoks selline liikumise vorm seostub sellise korilusega, eks ole, kui on uuritud neid loodusrahvaid, kes teevad ka, eks ole, kuskil 20 000 sammu päevas, siis võttes siit välja selle hea uudise, et tegelikult selline mõistlik maatöö ja seenel käik on kõige paremad liikumise vormid, mis meid peaksid siis kõige paremas vormis hoidma. Ja sport on 3. Ikkagi auhinnatud kohal, et selle üle on tegelikult tunneb rõõmu tunda. Ja lõpuks alati tuleb elus teha õigeid valikuid. Kui keegi Tartumaal satub selle sildi juurde, kuna ma ise Tartumaal elan, siis ma üsna sageli sõidan sealt mööda ja siis ma alati mõtlen oma elu üle, et kuhu ma siis parajasti teel olen. Et see on siis see minu väike sinine tsoon. Et tõepoolest sellistel keerulistel ja segastel aegadel on meil justkui ees selliseid väga kummalisi valikuid, et lõppkokkuvõttes võib-olla me ei pea minema ei vasakule või paremale või võime minna otse läbi põllu kuskile metsa. Aga mis seal salata, et võib-olla sellised õiged valikud, ma vaatan oma eaka isa ja ema pealt. Isa küll on kunagi teinud sporti, mõlemad hakkavad siis 85 saama, ema mitte kunagi, aga nad on siiski väga heas vormis. Ja vähemalt kui ma siis emast räägin, siis kindlasti selline kirglik seenel käimine on see, mis tema toonust on hoidnud. Ja isa kohta pean ma ka ütlema, et ikkagi see natukene kompulsiivne, obsessiiv-kompulsiivne puude tegemine. Et ilmselt on see ka teda heas vormis hoidnud. Aitäh, et mu loba ära kuulasite.